Mul on hea meel riikliku programmi Eesti keeletehnoloogia juhtkomitee nimel avada selle riikliku programmi 4. konverents, mis koos eelmise riikliku programmiga on juba 7. Mul on hea meel, et eelmiste kordadega võrreldes on saalis ka palju selliseid inimesi, kes ei ole otseselt keeletehnoloogiaga seotud. Tere tulemast kõigile! Seekordne konverents on käimasoleva keeletehnoloogia riikliku programmi viimane konverents. Alates programmi algusest 2011. aastal on keeletehnoloogia maailmas palju juhtunud. Kui 2000. aastate alguses ennustas Bill Gates, et varsti tulevad ilma klaviatuurita arvutid, mida juhitakse ainult kõne abil, siis paljud, kaasa arvatud mina, naersid selle üle. Aga siis umbes seal 2011. aasta paiku juhtuski see, et said järsku väga populaarseks nutitelefonid, millel tõepoolest puudus füüsiline ekraan. Aga siiski nutitelefonidel on suhteliselt suur ja järjest suuremaks minev puutetundlik ekraan, mida saab ka klaviatuurina kasutada. Kuid sellest hoolimata on siiski nutitelefonide puhul samuti nende kõnega juhtimine läinud järjest populaarsemaks, eriti inglise keele puhul. Kuid viimase paari aasta üks suur trend tehnoloogia maailmas on see, et turule on ilmunud sellised arvutid, millel puudub nii klaviatuur kui ka ekraan. Sellise toote näiteks on selline purk nimega Amazon Echo, mis pannakse põhimõtteliselt kasutajate elutuppa või kööki ning mida saab juhtida või millelt saab küsimusi esitada ja käsklusi esitada ainult kõne abil ning ta vastab kõnesünteesi abil. Et sellised üheks põhiliseks objektiks, mille ümber käib maailma juhtivate internetifirmade võidurelvastumine, sest häälega juhitavaid assistente arendavad ka muuhulgas Google, Microsoft, Apple, Amazon ja Samsung ning nad töötavad järjest paremini. Näiteks sedasama Amazon Echot, mille pilt siin on müüdud üle 10 miljoni eksemplari. Teiseks valdkonnaks, kus tulevikutehnoloogia hakkab saama olevikuks, on masintõlge. Skype toetab vestluspartnerite vahelist masintõlget juba päris paljude keelepaaride vahel. Tõsi, masintõlge toimub küll veel praegu suhteliselt tuntava viivitusega, mitte sünkroontõlkena. Samas on selliste uute keeletehnoloogiliste vidinate üheks meie jaoks oluliseks kitsaskohaks see, et esiteks nad ilmselt ei hakka mitte nii pea, kui üldse kunagi toetama eesti keelt. Ning teine ilmselt olulisem kitsaskoht on see, et nad on väga kinnise arhitektuuriga. Näiteks meil ei ole mingit võimalust luua enda initsiatiivil sellele Amazon Echole või Skype'i masintõlkemootorile eesti keele tuge, isegi kui meil oleks selleks tehnoloogiline valmidus ja piisavalt inimressursse. Amazon ja Microsoft lihtsalt ei ole oma süsteeme kolmandatele osapooltele sellisel tasemel avanud. Samuti on väga keeruline veenda suurfirmasid lisama oma toodetele eesti keele tuge, eriti kui tegemist on keeletehnoloogilise toega, kus uue keele lisamine ei ole sugugi triviaalne. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et uuele keelele kõnetuvastuse ehk kõnes teksti tegemise toe tegemine on suhteliselt lihtne. Selleks on vaja lihtsalt suurt transkribeeritud kõnekorpust, kuid hääljuhitavad assistendid peavad oskama ka tuvastatud kõnest
aru saada, ehk siis suutma täita kasutaja käsklusi ja neile kuidagi vastata. Ning sellise kõnest arusaamise ehk süntaktilise ja semantilise analüüsi toe loomine uuele keelele on märksa keerulisem. Samuti on hääljuhitavate assistentide uute oskuste lisamine küllaltki ressursimahukas. Näiteks selleks, et assistent oskaks vaadata kinokava ja pakkuda võimalust osta kinopileteid, selleks tuleb luua sellele assistendile spetsiaalne kinokavade ja kinopiletite rakendus, mis on suhteliselt ilmselt selline iga maa spetsiifiline. Samuti, kui me tahame, et selline assistent oskaks osta ja vaadata bussipiletite infot, bussipileteid, teatripileteid, iga sellise asja jaoks on vaja oma süsteemi sellest, et selline assistent oskab tuvastada käsku, et osta mulle bussipiletid homseks Tallinnast Tartusse, sellest ei piisa. Hääljuhitavate assistentide edu aluseks on olnud viimase 5 aasta jooksul tehtud suur progress kõnetuvastuses. Sellel graafikul on näha, kuidas on arenenud inglise keele ja eesti keele kõnetuvastuse vigade määr, ehk siis kuidas on vähenenud alates seal 2010-2011 aastast. Inglise keele puhul on siin aluseks võetud selline andmebaas nagu Switchboard, mis sisaldab endas võõraste inimeste vahelist telefonidialoogi etteantud teemal ja eesti keele puhul raadiot ja vestlussaated. Ja on näha, et mõlema puhul on selle 6-7 aasta jooksul vigade protsent vähenenud peaaegu 3 korda. Tõsi, inglise keele puhul, kuna see Switchboard on kujunenud selliseks standardiks, mille ümber käib kõva rebimine IBM-i ja Microsofti ja paari muu tiimi vahel, siis viimastel aastatel on siin läinud selliseks ebapraktiliste süsteemide ehitamiseks, ehk siis selleks, et saavutada see 5% lähedane vigade määr, ehitatakse reaalselt väga palju erinevaid süsteeme, mis omavahel kombineeritakse, et praktiliste kõnetuvastussüsteemide puhul ei ole selline lähenemine mõistlik ja ühe süsteemi reaalne vigade määr on seal 8% juures. Veel üks trendiks on viimasel ajal see, et on paljude selliste keeletehnoloogiliste ülesannete puhul on hakatud vaatama seda, et masin on tegelikult jõudmas küllaltki lähedale inimvõimetele. Näiteks kui professionaalne inimtranskribeerija suudab sellist ingliskeelset telefonidialoogi sõltuvalt sellest põhimõtteliselt, millise iseloomuga see dialoog on, et kas see võõraste inimeste vahel või tuttavate inimeste vahel, transkribeerida seal 5-7% vigade arvu juures, siis IBM-i 2017. aasta süsteemi puhul on vastavad protsendid 5,5 ja 10,3. Samuti masintõlkes. Google'i viimane neuromasintõlkesüsteem toimib suhteliselt inimesele lähedaselt suuremate keelte ja eriti omavahel lähedaste keelte puhul. Et selles tabelis on toodud inimkasutaja hinnangud, esimeses tulbas on neuromasintõlge ja viimases veerus professionaalne inimtõlkija ja nagu näha, siis inglise ja hispaania keele puhul need hinnangud on juba suhteliselt lähedased. Selle riikliku programmi tähtsamatest tulemustest räägib pärast mind Jaak Vilo ja Kadri Vider, kuid minu poolt ka väike kokkuvõte. Minu arvates
Tähtsamad tulemused on sellel slaidil. Kõige tähtsamaks ma pean seda, et Eestis on jätkuvalt olemas keeletehnoloogid, kes on maailma tasemel olulistes valdkondades. Meil on kulutatud kõvasti ressursse korpuste ja puude panga loomiseks, mis on jätkuvalt väga oluline. Meil on väga hea ja hästi dokumenteeritud ja lihtsalt kasutatav keele syntaktilise ja semantilise analüüsi vahend STNLTK, mis põhineb samuti programmi raames tellitud vabavaralisel morfoanalüsaatoril ning meil on olemas metoodiliselt arendatav kõnesüntees, kõnetuvastus ja masintõlge. Näiteks, kui ma toon võrdluseks Helsingi Aalto ülikooli, seal on pikk traditsioon maailma tasemel kõnetuvastus-spetsialistide koolitamisel, kuid ma julgen väita, et Aalto ülikooli soome keele kõnetuvastusprototüüp ei ole nii heal tasemel kui meie eesti keele kõnetuvastussüsteem. Just seetõttu, et Aalto ülikooli teadlased on keskendunud teadustulemustele, mitte olemasolevate hästi töötavate meetodite integreerimisel enda soome keele süsteemi, kus puudub tegelikult selline teaduslik innovatsioon, kuid see on just see, mis parandab meie süsteemide kvaliteeti ja millega meie pidevalt tegeleme. Ma soovin kõigile huvitavat konverentsi, häid ideid ja energiat peale konverentsi lõppu nende ideede realiseerimisel. Ja ma annan sõna nüüd Jaak Villale, kes räägib lähemalt programmi tulemustest. Kas nüüd on kuulda? Ma üritan samamoodi piinliku täpsusega dikteerida nagu Tanel. Muidu ma loodan, et see on tema hääle peale treenitud. Ja erinevalt Taneli öeldust minu eesmärk ei olnud anda ülevaadet kõigest sellest, mis 10 aasta jooksul on toimunud. Kadri lubas rääkida sellest. 2006 ma hakkasin kaevama oma kirjakasti ja leidsin ühe esimese märke oma kirjakastis sellise, et keeletehnoloogia esimene programm oli juba sõnastatud ja Haridusministeerium pöördus minu poole, et kas ma oleksin nõus olema selle juhtkomitees.
ja millegipärast pakkusid mul juhtkomitee esimehe kohta, kuigi minu enda teaduslik huvi ja taust on bioinformaatikas. Siis ma veidike aega põtkisin vastu, et ma ei saa nagu aru, et miks mind siia vaja on ja kuidas või mida mult oodatakse. Igatahes tulemus oli see, et nad veensid mind sellega tegelema. 2006 aeg oli veidike teine, nägin veidike noorem välja, aga põhimõtteliselt paar kuud varem vist olin ka kirjutanud ikkagi sellest, et ülikoolides on vaja teadust toetada, stabiilselt rahastada, lasta inimestel tööd teha ülikoolis. Ja 10 aastat hiljem näete, mis see programm minuga on teinud. Esimesed probleemid, mis alguses olid, kuidas tõlkida. Kuidas tõlkida eestikeelne programmi nimetus ingliskeelseks. Urmas on siin püstitanud sellise küsimuse, Urmas Sutrop, ja siis mina pakkusin mingi väga jubeda variandi, millele Einar Meister on pakkunud palju parema, ehk siis Estonian National Program for Estonian Language Technology, mida siis Marika Traat, kes oli esimene programmi juht, takka kiitis. Ja siis ma kaevandasin veidikene oma mailboxe vanasid ja siit näete, mida see minu jaoks on tähendanud. 2006 me alustasime ja kohe pidime läbi viima esimese grandi eraldamise vooru. Väga palju kirju ei olnud, aga 2007-2008 oli selline intensiivne keskmiselt aasta läbi 2 kirja päevas, mis puudutasid siis keeletehnoloogia programmi. Siin on puhtalt nagu pealkirja järgi võetud, mis oli siis EKT või EKKTT, mis oli esimese programmi lühend, kirjade arv. Nii et tegelikult tähtis oli alguses kuidagi see saada nagu õige jalaga liikuma, see kindlasti ei olnud väga lihtne, olukord oli hoopis mingil määral ikkagi teistsugune. 2006 võrreldes praegusega ja nüüd on näha siis, et juhtkomitee esimehele kusagil suurusjärku siis paarsada kirja aastas oli selline tempo. Aga ma ei osanud arvata kõiki neid teisi ülesandeid, mis mul tekivad, et tegelikult minul lihtsalt ajaliselt ei mänginud kuidagi enam välja ja mul on hirmus hea meel tõdeda, et selle aja jooksul on täiesti uus generatsioon neid noori, kes esimesel hetkel olid võib-olla, ma ei tea, kas doktorantuurigi astunud, kas Tanel ja Mark, kas üldse doktorantuurigi olid astunud 2006, vist ei olnud, olid astunud. Samuti need koordinaatori roll on, tegelikult põhiline roll peaks olema koordinaatoril, sest tema on palgaline, mitte küll võib-olla täiskohaga palgaline, aga ta on palgaline inimene, kes tegeleb programmiga, suhtleb erinevate projektidega, aitab teha kogu seda tehnilist tööd. Ma väga palju nagu küsisin ministeeriumit alguses, kui palju mida ministeerium toetab või teeb, siis koordinaator ja ministeerium koos teevad enamuse tehnilist tööd ära. Ja nagu näha, siis koordinaatoreid on tegelikult vahetunud siin keskmiselt umbes iga 2 aasta tagant. Et see ei ole nagu üldse lihtne roll. Teiselt poolt siis võib-olla on hea, kui on mingi stabiilsus suurem juhtkomitees endas, et seal on inimeste vahetumine olnud tunduvalt aeglasem. Aga algusest peale oli kuidagi nagu see, et mida Tanelgi juba mainis, et selleks, et keeletehnoloogiat teha, seda on teha lihtne siis, kui on väga head ressursid olemas. Kõnetuvastus on lihtne teha siis, kui meil on olemas transkribeeritud kõnekorpused, ehk siis ressursid, mille peale üldse kõne treenida. Et nagu me teame, siis praegu statistilises maailmas keegi ei kirjuta reegleid if then else reeglitena väga palju üles ja pigem need reeglid kõik tuletatakse statistilised seosed. Nii et ressursid on nagu ülitähtis osa, aga samas ressursid on selline keeruline koht, mis ei anna neid nende kogumine ei ole nagu teadusliku hüpoteesiga või mingi teadusliku probleemi lahendamine. Nende kogumine on ülioluline taristu loomise osa, ja neid tuleb teha õigesti, neil peavad olema head teaduslikud alused,
aga need ei anna veel keeletehnoloogiat, et kõik need meetodid, tööriistad tulevad siis arendada. Ja algusest peale oli programmi eesmärk, esimeses programmis võib-olla siis see, et päris valmis rakendusi me nagunii ei oska veel teha, aga tehtagu vähemalt prototüüpe, et näidislahendusi, et oleks veendumus, et siit on võimalik edasi minna tootestamise suunas. Leidsin ka ühe väga vana slaidi, mis põhimõtteliselt võtab sama asja kokku. Alusuuringud annavad need inimeste kompetentsid, keeleressursid, moodulid ja nende peale siis tehakse keeletarkvara. Nii et kui ma võtaksin nagu selle kokku, siis tegelikult on need 3 komponenti on üliolulised, et teadus on paigas, taristu on olemas ja siis sinna peale saab teha rakendusi, et on olemas ka inimesed, kes tahavad teha neid lõpptaseme rakendusi, mille puhul, nagu Tanel juba ütles, et Eestis on loomulik turutõrge, meid on lihtsalt nii vähe, et kes seda keeletehnoloogia rakendusi, need 1 miljonit inimest ei jõua lihtsalt nii palju neid nagu tellida. Et mujal maailmas on see tellimine on tegelikult tuleb reklaamimüügist, toodete läbimüügist ja nii edasi, tasapisi koguneb see pisku seda raha. Ja minu sügav veendumus on, et kõike seda saab teha siis, kui on inimesed, nagu ma juba ütlesin, põhiliselt keeletehnoloogia programm on rahastanud inimeste palkasid. Et me peame tegema asju, mis ei ole otseselt teadusliku ülesande püstitusi nagu konkurentsipõhilise rahastamise teemad, on vaja luua taristut, on vaja luua rakendusi ja keeletehnoloogia programm, mis on teaduse rahastamise meede, siis aitab seda kuristikku nagu ületada, et seal, kus puhas teadusraha ei piisa, siis seal on rakenduste loomised ja samuti selle taristu loomise võimalused. See on üks väga vana slaid, mida ma olen palju kasutanud ja nüüd võib küsida, et kui palju me oleme siis lähemal sellele, et inimene arvuti omavahel sujuvalt suhtleks ja mida siin kõike nagu see pildi peal peaks nagu siin taga, spetsialistid olete siin ruumis, te oskate seda aduda, et missugused on kõik need üksikud moodulid, tehnoloogiad, teaduse küsimused, mida me peame suutma nagu lahendada selleks, et see suhtlus toimuks kuidagi mõistlikult. Tanel rääkis sellest, et korraga tulid nutitelefonid ja ma pidin vaatama Wikipediast järele, millal tuli iPhone turule. Kes teab? 2007 algus. Et 2006, kui programmi käivitati, ei olnud esimest sellist nutitelefoni, klaviatuurivaba nutitelefoni olemas. Muidugi olid Nokia mõned Nokia mudelid olid, mis tundusid kommunikaator ja igasugused sellised olid olemas, aga sellist nutitelefoni, nagu me täna teame, ei olnud olemas. Vähemalt mitte massiturul, et esimesi prototüüpe oli tehtud. Ja loomulikult, kui nad tulid, ega siis nendel ei olnud Sirisid, Google Nowsid või Cortanasid peal. Ega nendel ei olnud siis kõnetuvastuse ja suhtluse intelligentsi rakendusi peal. Ja Tanel näitas ka Amazon Echot, hokiliitri suurune, Amazon tõmbas selle purgi väiksemaks, eks, et istub sul kogu aeg ja kuulab. Ja siis võib muidugi mõelda, et kas sa tahad, et igaüks kirjutab sinna rakendusi, mis sind kogu aeg kuulab. Et võib-olla sa ei tohigi seda tahta või ei tasuks nagu seda tahta. No ja siis on viimane see uudis oli üks ju see, et kui oli see Super Bowli vahereklaam, siis kõik Amazonid hakkasid tellima paaniliselt mingit toodet, mida nad tellisid. Et telekas tuli Alexa, order me champagne ja juba tuli, eks. Et kuidas sellest aru saada, et iga kõne ei ole käsklus minule, isegi kui see telekas tuleb selgelt käsk mulle koju, ma ei tea, pesupulbrit osta. See, mis toimub seal ekraani peal, ma ennast nüüd ei näe, ma ei tea, kuidas seal toimub, aga mina olen täiesti jalust rabatud, et see reaalajas nii ilusasti toimub. Või ei toimi.
aga ma ei näe mingit põhjust, miks selliseid asju võiks rakendada kusagil, ma ei tea, ERR telekanalite peal automaatselt kusagil kõrval jooksmas, niimoodi nagu tekstitelevisioon annab vahel subtiitreid, et siis automaatselt tekitatavaid subtiitreid näiteks. Ja kui me turutõrgetest räägime, siis tuleb ületada väga palju turutõrkeid, tuleb kasvatada endale väga paks nahk ja aru saada, et see, mis inimene tänavalt või klikimagnet üritab öelda selle kohta, mis siin täna kirjeldatakse, see ei ole see, mis kirjeldaks eesti keeletehnoloogia olukorda. Et eesti keeletehnoloogia olukord on siiski nii väikese riigi ja keele jaoks üllatavalt heal tasemel. Võttes arvesse seda, kui madal on Eestis tegelikult teaduse rahastamise üldine tase, mida eesti keeletehnoloogia programm on võimaldanud just nagu keeletehnoloogia arendamise jaoks, siis on saavutatud nende 3, 4, 5 suurema organisatsiooni ja nendes töötavate inimeste poolt ikkagi väga muljetavaldavaid tulemusi, mida me 10 aastat tagasi ei osanud arvata. Me lootsime, aga me lõpuni ei osanud arvata. Ja kui me vaatame siin seda tõlget ja kõiki need probleeme, mis ma räägin, siis ilmselt see keel ja keeletehnoloogia liigub väga palju lähemale nüüd kogu sellele üldisele tehisintellekti temaatikale, et üldine arusaamine, mis on kontekst, mida mõeldakse, mida see semantiliselt võib tähendada ja selle kaudu paremate töövahendite loomine, et see side ülikoolide teadusrühmadega, kes tegelevad üldise masinaõppe, üldise tehisintellekti, deep learning meetoditega ja nii edasi, see on ilmselt see võti, mis aitab ka eesti keeletehnoloogiat tulevikus arendada. Ja võib-olla ei olegi küsimus selles, et peaks olema 1000 inimest, kes seda uurivad, vaid vaja on, et on need 10 liidrid, kes oma asja väga hästi teevad ja suudavad kasvatada uusi inimesi peale. Et siinkohas mina tahaksin lõpetada ja arvan, et keeletehnoloogia liigub õiges suunas ja järgmised 10 aastat kindlasti annavad meile uue arenguhüppe või kvalitatiivselt lähevad need loodud lahendused järjest paremaks ja seda meil ongi vaja. Aitäh! Kas see töötab või? Tervist, mina olen Martin Eessalu Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonnast ja nagu Jaak ilusti mainis ja ka slaididel välja tõi, nüüd on meil ka teadmine, et kui Jaagule kirjutada, siis tasub seda teha teadmisega, et 10 aastat hiljem võid sattuda seina peale. Et Haridus- ja Teadusministeeriumil on seega juba üle 10-aastane pikk hea koostöö keeletehnoloogia riiklike programmide juhtimisel ja seetõttu annan ma ka üle Jaagule ministri tänukirja. Ma loen selle ette, ma küll ütlen, et mul on vähem käsi, kui mul on asju, et kus me siis täname kaaluka ja pikaajalise panuse eest riiklike keeletehnoloogia programmide juhtimisel ning valdkonna järjepideval arendamisel. Aitäh! Aitäh! Ma ei küsi teilt küsimusi. Aitäh! Siis võib ära võtta.
Järgmine kõneleja, Kadri Vider. Kokkuvõte keeletehnoloogia riiklikust programmist. Käes saad hoida. Okei. Tere, mul on rõõm astuda teie ette kui pool robotit. Aga ma püüan sellega hakkama saada, sest nagu te juba nägite, kõik on meie kõnetehnoloogia ja masintõlke tulemuste näitlikustamise heaks. Ja kui me ühesõnaga püüdsime koordineerida Jaaguga, kes millest räägib, siis ma ütlesin Jaagule, et sina võid olla emotsionaalne, mina võtan numbrid enda peale, aga päris Exceli tabelitega ma teid põrmustama ei hakka. Aga alustuseks siiski mõned väiksed graafikud, mida te leiate ka sealt riikliku programmi konverentsi kogumiku, et võime vaadata üle just selle viimase perioodi, mis kestis siis 7 aastat või kestab veel. Selles mõttes ei saa ka ma tulemustest rääkida kõigist veel konkreetselt, sest et päris palju olulisi projekte on lõppemas ja päris mitmel projektil on praegu lõpparuannete esitamise voor. Aga põhimõtteliselt on meil siis olnud kokku rahastatud 43 projekti, kõigis 5 erinevas nõnda nimetatud alameetmes, kui me räägime praeguse programmi struktuurist. Ning nii nagu algselt programmi tekstis soovitud, et põhirõhk oleks siis tarkvaraprojektidel ja neid ongi iga aasta olnud üle 50% rahastuse mõttes, siis on ka oluliselt palju raha läinud keeleressursside projektidele. Tegelikult need koostöötarkvaraprojektid tuleks ka nüüd liita tarkvaraprojektide hulka. See on siis koostöötarkvara oli projektid, kus juba olemasolevat keelt rakendatakse mingisugustesse süsteemidesse. Ja oluline oli siis nii-öelda välispartneri oma osalus asja juures. Ja vaatame siis ka osalejaid. Osalejad on olnud peamiselt teadus-arendustegevusega tegelevad suuremad ülikoolid ja teadusasutused nagu Eesti Keele Instituut. Ning tore on see, et ka meie esimesed keeletehnoloogiale keskendunud ettevõtted nagu Filosoft ja Tilde Eesti on kaasatud olnud programmi ning samuti tarkvaraarenduse STAK on siis, Jaak, aita mind, Tarkvaratehnoloogiate Arenduskeskus. Sellest on välja kasvanud ka esimene idufirma, mis tegeleb keeletehnoloogiaga, see on siis Teksta OÜ. Ning minu meelest on selles mõttes osalejate mõttes tulemus päris tore. Tuletan siis meelde, et kogu see programm on iseenesest seotud olnud eesti keele arengukavaga, meede 3, keeletehnoloogilise toe arendamine, ja eesmärgiks oli siis saada eesti keel keeletehnoloogiliselt võrdsele tasemele arenenud keeletehnoloogiaga riikidega. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et 2011 me hindasime siis, et me ei olnud arenenud tasemel, aga nagu eelkõnelejatest võis aru saada, on tegelikult mõnes osas isegi
praeguseks nii-öelda referentsrühmaga võrreldes mõnes asjas isegi paremad tulemused. Indikaatoreid tahetakse programmide ja strateegiate juurde, siis oli selline kummaline indikaator nagu võrreldes arenenud keeletehnoloogiaga riikidega võimalus kasutada loomulikku kõnesünteesi, see on meil olemas, piiratud valdkondadele loodud kõnetuvastust, see on isegi rohkem kui piiratud valdkondadele, inimene-masin dialoogisüsteemi ja masintõlke prototüüpi, mida me siin praegu näeme. Mina pidin siis rääkima tulemustest, et muidugi on küsimus, selline filosoofiline küsimus ja kuidas seda mõõta, mitmesuguseid nii-öelda raamstruktuure on olnud keeletehnoloogiliste saavutuste vähemalt siis võrdlemiseks. Tuntum oli meil siis Metaneti valgete raamatute sari Euroopa keelte kohta digiajastul, mis on siiamaani kõik kenasti veebist kättesaadav. See keskendus siis komplektile nagu masintõlge, kõnetöötlus, tekstianalüüs ning teksti- ja kõneandmestikud, kuivõrd need on siis Euroopa keelte jaoks olemas. Ja siis võrreldi erinevate keeletehnoloogilist taset põhimõtteliselt. Teine asi, millest tegelikult riikliku programmi sisuline struktuur on alguse saanud, on BLARK, Basic Language Resource Kit, mille idee tuli 1998. aastal Steven Crowerilt, et see on siis defineerida iga keele kohta miinimumhulk keeleandmestikke, korpusi, leksikone, keeletööriistu ja tarkvara ja oskusi mõlema kasutamiseks. See on see oluline inimressursi komponent nii-öelda. Ja lihtsalt ka väikseks selgituseks, et mis oleks siis keeletehnoloogia nii-öelda täistsükkel, kõnepõhine dialoog, see tähendab, et võetakse kõnesisend, tehakse temaga igasuguseid asju, siis selles kõige viimases või kõige keskmises plokis toimub siis tegelikult kõige rohkem. Seal on loomuliku keele mõistmine ja siis dialoogi modelleerimine ning lõpuks tuuakse siis kõneväljund ehk kõnesüntees. See, mida meie siin juba täiesti reaalajas näeme, on siis kõnesisend, signaalitöötlus, tuvastamine. Siin toimub ka loomuliku keele mõistmine selles mõttes, et muidu ei saaks toimuda masintõlget, kuigi me kasutame praegu masintõlke jaoks siin neurovõrkude meetodit, on nii? Jah. Aga ei ole ka võimatu teha seda teist suunda reaalajas, et see, mis ilmub inglise keeles sinna ekraanile, et seda põhimõtteliselt võiks kõnesüntesaator ette lugeda. Nii, et hakkangi siis vaatama lihtsalt sisulise grupeeringu järgi üle kergelt, missugused tulemused meil siis on. Mida me selle programmi tulemuste tutvustamise juures oleme tähele pannud, et inimestel väljaspoolt nii-öelda keeletehnoloogia maailma on sageli ju raske aru saada, mis on mis, kui vaadata meie keeletehnoloogia programmi projektide pealkirju. Et ka selles mõttes ma olen püüdnud sisuliselt grupeerida asju. Et kõnetuvastuse tulemusi näete ise praegu siin. Kõnesünteesi tulemused on samuti väga tugevad, mitmeid projekte ja mitmeid kasutatavaid kõnesünteesi liideseid, mida siis on lõimitud ka nendesse nõndanimetatud koostöö tarkvaraprojektidesse. Väga toredad on Rahvusringhäälingu subtiitrite ettelugemise projekt,
mina isiklikult olen vaimustuses Elisa ettelugejast, mis oli ka tänavu keeleteo auhinna nominentide hulgas. Kahjuks seal ei mainitud seda suurt tööd, kuidas see üldse võimalik on, et kõnesüntees on rakendatud. Aga põhimõtteliselt saab ka täitsa e-raamatuid reaalajas lasta endale ette lugeda. Kuidasmoodi kõnetehnoloogiad toimida saavad, vajavad kõnekorpuseid või tähendab helilisi keeleandmestikke. Selle koha pealt on olemas kõne- ja multimodaalsed korpused, millest teab rääkida Einar Meister. Homme siis on EKI-päeval. Siis samuti eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus tuleb jutuks homme, aga ka pidevalt täienev ja märgendus- ja süsteemi ja liidestega varustatud. Ning on olemas ka suulise eesti keele audiovisuaalne suhtluskorpus, mis on pikalt olnud mõnes mõttes nagu suletud, sest et seal on palju sellist isikuandmetega ja anonüümiseerimata andmestikku, aga põhimõtteliselt seda, mida anonüümiseeritult kasutada saab, on nüüd kasutatav meie Korpi päringusüsteemi kaudu. Vormianalüüs. See on nüüd tegelikult selline asi, mida ühest küljest on kõige vähem näha. Teisest küljest on ta väga oluline selleks, et saada täielikult aru konkreetsest inimkeelest või kasutada täielikult konkreetse inimkeele võimsust. Selle koha pealt on suur saavutus vabamorf, tellitud arendustööna siis saadud vabavaraline morfoloogia tarkvara, mille koodi saavad siis kõik GitHubist kätte, rakendada ja nõnda edasi. On olemas ka vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks, see tähendab seda, et lisatakse morfomärgendusele võimalik lisada ka lausestruktuuri märgendust, samuti sihipärane süntaks korpuste jaoks. Need on nüüd asjad, nagu ma ütlesin, mida alati vahetult ei koge, aga kasutusnäited on näiteks spellerid ja grammatikakontrollijad, mis vajavad seda sorti tarkvaramooduleid, aga samuti see STNLTK, millel oli eile väga tore õpipaja, mis on siis põhimõtteliselt Pythoni teegid eestikeelsete vabatekstide lihtsamaks töötlemiseks ja need teegid kasutavadki ära vabamorfi, süntaktilist analüüsi komponenti ja ka Eesti Wordneti sõnaseoste leidmiseks. Aga mitmetes süsteemides on siis vormianalüüs ja lauseanalüüs taustal kasutuses. Semantika ja pragmaatika vallas oli meil 6 projekti kõne ja teksti emotsionaalsuse mudelid, mis ma tean, et on juba kasutusel, emotsioonidetektor on emotsionaalsuse tuvastaja kuskil veel kasutuses. Sellest kuuleb, näeb tänases programmis on vist see projekt. Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator, see on jällegi prototüüp, mis töötab taustal, mida saaks ja tuleks integreerida tarkvarasüsteemidesse. Semantikavahendid, mallipõhine faktituletus ja siis töövahendite raamistik teadmuse tuletamiseks. See on nüüd see Stackist välja arenenud idufirma tegevus, nõndanimetatud siis Texta. Nüüd lõimitud keeletöötlusvahendid, nagu juba eelpool mainisin, STNLTK, on olemas ka keeleliin, mis on STNLTK ja keeleliini vahe minu meelest, et põhimõtteliselt mõlemad kasutavad samu tarkvara komponente või siis neid prototüüpe, aga STNLTK on rohkem jõukohane programmeerijatele ja keeleliini me siis üritame
teha selliselt, et ta oleks kasutatav ja meil on ka kogemus selle kohta, et ta oleks kasutatav humanitaaridele ja sotsiaalteadlastele, kes on sattunud üsna üllatavalt sellest mõnes kohas vaimustusse. Samuti Teksta on siis nii-öelda lõimitud keeletöötlusvahend. Eestikeelseid dialoogisüsteeme on võimalik luua Margus Treumoti raamistiku abil ning on avatud keeletehnoloogia pilvetaristu struktureerimata avaandmete väärindamiseks, millest siis Peep Küngast räägib. Masintõlget on meil koguni 3 projekti. Et alguses oli projekt Uued ressursid masintõlkes ja täna lausa 2 võistlevat projekti ja meetodit ja see võistlus toimus eile Wikipeedia masintõlkimise häkatonil, mille kokkuvõtteid me loodame ka ikka kuulda. Aga nagu juba mainitud, ei saa olla masintõlget ilma mitmekeelsete andmestiketa, mida kutsutakse vahest ka rööpkorpusteks ja neid on lausa 5 projekti. Masintõlke ressursside rööpkorpused, Eesti-Võru paralleelkorpus, meil on selles mõttes tore programm, et me oleme tegelikult ka Eesti vähemuskeeli kaasanud ja nemad saavad oma keeletehnoloogiat samuti arendada. Ning Eesti-Prantsuse tekstide paralleelkorpus ja Tilde avatud rööpkorpused, mis on päris märkimisväärne kogus. Ja need on nüüd need andmestikud või need keeleressursid on kasutamiseks nii inimtõlkijatele kui masinsüsteemidele ja veel lisaks tahaks ära mainida Euroopa keeleressursside konsortsiumi, see on see European Language Resources Consortium algatused avalike teenuste rööptekstide korjamiseks. Tahetakse siis teha Euroopa Komisjoni juurde Automated Translationi agregaator, mis aitaks siis kasutada kõiki Euroopa Liidu keeli. Samuti on olulised leksikonid ja terminoloogiad, neid on 5 projekti, 2 tükki neist on Eesti Vöödneti arendamisega seotud, et kui võib-olla võis tunduda, et Vöödnet on ainult midagi inimteadvuse modelleerimise sarnast või mentaalse leksikoni modelleerimise sarnast, siis tegelikult on ta leidnud ka mitmes keeletehnoloogilises rakenduses kasutust. Samuti on toetatud leksikograafi töökeskkonna modifitseerimist, e-keelenõud, kasutage, ja autentse meditsiinikeele korpuse alusel siis loodi radioloogidele elektrooniline piltsõnastik, nii et nad saavad seda oma diktofonis kasutada, põhimõtteliselt ei saa. See jäi pooleli. Ei olnud? Ja siis üks meede nii-öelda oli ka Eesti Keeleressursside Keskus, mis iseenesest on partnerite konsortsiumlepingu alusel toimiv riikliku tähtsusega teadustaristu ja kuulub omakorda Clarini võrgustikku, aga keeletehnoloogia programmis olid meil siis ja on siiamaani sellised ülesanded, et arhiveerida projektide tulemused, teha need huvilistele kättesaadavaks ja korraldada siis tulemuste tutvustamist ja müügitööd. Et lõpetuseks tahtsin öelda selles ettekandes, et minu meelest tegelikult kõik, mis toetab eesti keelt tehnoloogiliselt, ei olegi alati Eesti keeletehnoloogia riiklikust programmist omakorda toetatud, sest just nimelt seal ressursside poole peal on ka igasugust andmestikku väljastpoolt riiklikku programmi, samuti näiteks Eesti Vöödneti pealt kaitstud doktoritöö Tallinna Tehnikaülikoolis ei puutunud ka kuidagi otseselt keeletehnoloogia programmi. Ja et ütleks teile kohtumisena uuel hooajal, see tähendab seda uues programmis.
See oleks hetkel minu poolt kõik. Järgmisena räägib Martin Eessalu Haridus-Teadusministeeriumist, ülevaade loodetavast järgmisest riiklikust programmist. Nii, ja siis ma teen, mis? See läheb ise tööle. See juba läks tööle. Jah, ma saatsin enda meelest küll ette. See on see. See asi töötab ka. Tere ka minu poolt, taas kord. Ja räägin teile siis, võttes Kadrilt sõna üle väga sobival hetkel, et lähme siis olevikust tulevikku. Ja Haridus- ja Teadusministeerium, nagu öeldud, on 10 aastat ja natukene peale keeletehnoloogiat sedasi sihtotstarbeliselt toetanud ja sedasi plaanime me ka edasi minna. Ja ma ütlen samuti nagu Jaak, et ma olen ka väga vaimustuses seda kõike nähes. Kuigi ma vaatan, et minu ridu ta lõikab rohkem, huvitav, miks see nii on. Nii. Ja räägingi ma teile natuke sellist üldisemat juttu, natukene vanast ja rohkem uuest. Ja natuke sellist üldist strateegilist tausta, et miks me seda siis teeme, ongi see, et see tuleneb siis nii teaduse kui keele valdkondade alusstrateegiatest, see tuleneb ka põhiseadusest. Meil on põhiseaduslik ülesanne kaitsta ja säilitada eesti keelt ja keeletehnoloogia on üks viis, kuidas kindlustada seda, et eesti keel toimib ka digitaalses maailmas nüüd ja ka pikemas tulevikus kui ainult lühemas. Nii, ja siin on selliseks kellele teadmiseks ja kellele meeldetuletuseks, milline on praeguse programmi struktuur. Ta ongi jagatud siis 5 selliseks meetmeks, millest mõned on, mingisugune osa on produktiivne, mingi osa on ebaproduktiivne, tarkvara prototüüpidest sünnivad tarkvara prototüübid, keeleressurssidest tulevad keeleressursid, siis on meil keeleressursside keskus, kus meil taotleb ainult üks projekt, sest meil on ainult üks keeleressursside keskus. Integreeritud keelevaras on mõningad projektid, aga mitte väga palju. See oli planeeritud küll algselt nagu ajas tõusma, et justkui see, ütleme, algne strateegiline nagu eesmärk oli see, et ajas nagu väheneb, või kas väheneb, aga ütleme, et osakaal rakendustel suureneb. Natukene on suurenenud, väga palju ei ole. Tasub veel tähele panna, et see silt on natukene selline arusaamatu, et integreeritud keelevara ja selle rakendused võib olla ka taotlejale näiteks natukene raskesti mõistetav kohati. Ja siis on tellitavad arendusprojektid, neid on meil täpselt 1 olnud selle perioodi peale. Nii. Ma ütlen ka siia ette, et kui ma räägin uuest programmist, siis see on selline skemaatiline jutt, et selle programmi kallal me töötame praegu. Piltlikult öeldes pastakas on ministeeriumis, teadusosakond, keeleosakond, me tegeleme sellega koos praeguse programmi juhtkomiteega, veel mõningate ekspertidega. Ja see on selline skeem, millest me praegu lähtume. See võib-olla kõigile ei olegi väga huvitav, et see on selline üsna tehniline jutt, et me räägime, et võrreldes vana programmiga uue struktuur on nii ja naasugune, et see võib-olla on selline natukene tehniline, aga ma arvan, et see on ka kõikidele nagu valdkonna inimestele nagu hea teada, et kust miski tuleb ja miks asjad nii on.
lihtsam ülesehitus on üks oluline märksõna kindlasti, et oleme põhiliselt jaganud 2 sambaks selle asja praegu, et on baasprototüübid ja ressursid ja siis on teine, et nad on nagu kuidagi selliste nagu eesmärkide kaupa, et on selline nagu prototüüpide ja ressursside loomine ja teiselt poolt on siis nende rakendamine ellu. Siis teine oluline muudatus on, nendest samastest ma räägin natukene pikemalt hiljem, ja elluviimisega hakkab tegelema Eesti Teadusagentuur. See on selline üldine lähenemine, et see on, ütleme, HTM-i meetmeid viib ellu ETAG. See on täiesti tavapärane liigutus. See on ka soovitus, mida on keeleprogrammidele varem juba tehtud, et siin tegelikult midagi sellist üllatavat ei ole. Mis tähendab lihtsalt seda, et sellise tehnilise voorudega tegelemise võtab üle see asutus, kelle majas on ETIS näiteks ja teiste meetmete hindamine ka. Uueneb juhtimisstruktuur. Seni oli juhtkomitee, kes oli ministri nõuandev kogu, esitati siis selline soovitus selle nagu ütleme, konkreetse aasta taotluste rahastamise kohta ja minister oma käskkirjaga kinnitas selle. Siin on nagu üks asi, et kes tahab väljapoolt vaadata seda asja niipidi, võib näha siin, et siin on nagu valdkonna oma inimesed saavad kokku ja jagavad kõigile selle asja omavahel ära. Mida ma kohe ütlen väga selgelt, et olles ise aastaid nüüd selle juhtkomitee tööst osa võtnud, mul ei ole mitte ühtegi halba sõna ja ma võin küll käe südamele panna, et see ekspertkogu on väga puhta südametunnistusega selles osas. Aga sellegipoolest on hea tava, et selline nagu formaalne otsustuse koht ja siis selle eksperthinnangu koht on lahutatud ja eksperdid ei kinnita iseenda ütleme, taotlusi või ütleme, et see on lõplik nagu otsus, mida ikkagi juhtkomitee soovitus sisuliselt ikkagi on, et see ikkagi ei asu nagu ühes kohas. Ja Eesti Keeleressursside Keskus, kes on senimaani olnud siis nii valdkonna taristu, säilitaja nendele projekti tulemustele, annab ära siis need ülesanded, mis on seotud programmi elluviimisega, tehnilise tööga, selles mõttes, et voorudega toimetamine, taotlusvormide tegemine, koosolekute korraldamine ekspertidele, ütleme, et see nagu läheb ETAG-isse, sest see on ETAG-i roll. Nii, natukene konkreetsemalt nendest sammastest, et mis nende all mõeldud on. Baasprototüübid ja ressursid võtab kokku põhimõtteliselt selle, mis senimaani oli tarkvara prototüüpide ja keeleressursside meede, 2 eraldi meedet, 5 meedet, et see tundus lihtsalt ebamõistlik, et seda eristust ei ole vaja, sest see eristus ei tööta kuidagi, või ta reaalses elus ei tekita mingisugust eristust, järelikult pole seda eristust mõtet hoida. Et see kuidagi reaalne elu taotluste pealt pani selle asja paika, et Jaak ja Kadri võivad kinnitada või ümber lükata. Ja siin on siis jah, nii ressursid, nii kõikvõimalikud keelekorpused kui siis igasugune baasvundament, ütleme nii. Et see baasvundament, mida hiljem rakendatakse kuskile, see on nüüd siis kuskil rakendamise pool. Et kui senimaani oli see integreeritud keelevara märksõna all, kus meil ka mitmeid häid näiteid on, siis ta on põhimõtteliselt seesama, ta hõlmab selle nagu kasutusele võttu, ta on natukene selgemalt sõnastatud ja tõenäoliselt tema sisu saab olema natukene võib-olla erinev, võib-olla on seal aeg on muutunud, huvilised selles valdkonnas on muutunud, ka muid, ütleme, riigiasutusi on tekkinud, kellel on vajadused keeletehnoloogia osas ja arusaam sellest, et tõenäoliselt pilt natukene muutub selle koha pealt.
et ütleme, kui mõni aasta tagasi ministeeriumi poolt läks välja selline kiri riigiasutustele ja ettevõtetele keeletehnoloogia spetsialistide vajaduse kohta, siis tulemused olid pehmelt öelda kehvad, mingit pilti väga ei olnud, mingit teadlikkust ei olnud, mis asi see on üldse, ja me tegime siis järelduse, et see tellija ei peagi teadma, mis asi see keeletehnoloogia on või kes need spetsialistid on, et meil on vaja minna selle juurde, kes arendab neid asju päriselt. Ja siis nüüd paar aastat hiljem on ministeeriumid ja riigiasutused täiesti hakanud aru saama, mis asi on keeletehnoloogia ja nad hoopis ise lähevad selle allika juurde, mis on nagu mõnevõrra sihuke meeldiv üllatus. Ja Keeleressursside Keskus, tegelikult selle ma juba ütlesingi ära, et kui senimaani oli selline nii infrastruktuuri roll, säilitamine, nende tulemuste siis nagu ütleme lihtsalt reklaamimine, promomine, kasutajateni viimine ja nende abistamine, pluss siis programmi sellised tehnilised ütleme, tegevused siis edaspidi see viimane osa, et lihtsalt jääb ära. Ja kuna see on ka selline valdkonna oluline teadustaristu, siis see ei pea olema projekti kujul seal programmis, vaid tal on niisugune spetsiifiline tegevustoetus ja see ei, et nad ei pea enam taotlema igal aastal mingisugust pseudoprojekti selle jaoks, aga see on selline tehnoloogiline taust, mis vast enamikele siin väga huvi ei paku. Ja veel mõned sellised põhimõtted võib-olla, et kui senimaani meil oligi meede ühes ükses rahastusinstrumendis tähendabki seda, et sa siis hiljem, sa iga aasta seda näed, et niisugune meede on, mul on juba 0 minutit, ja selle kohta peab, ütleme, aru andma, siis me kaotame selle meetme ära, programmi nõukogu saab lihtsalt algatada keeletehnoloogia valdkonna jaoks vajalikke asju, projekte, olgu see siis mis iganes. Ja samuti lisan siia, et meil on nagu plaanis toetada ka vajadusel sellist rahvusvahelist koostööd. Ja see on selline vaba kategooria, mille me lihtsalt paneme sellise märksõna sisse, et juhul kui, et pärast ei oleks olukorda, kus on vajadus selle järele, aga pole võimalust sellepärast, et tekst kirjutati kinni. Et siin on lihtsalt Metaneti märksõna on juba läbi käinud, et Metanet on viimased 4-5 aastat rääkinud Euroopa tasandil ühisalgatuse loomisest, nemad räägivad, see märksõna on artikkel 185, vaadake järgi, mida see tähendab umbes 500 miljardi suurusjärgus niisuguse ühise spetsiifilise programmi loomist. See on üks selline perspektiiv. Human Language Project on üks väga hiljutine märksõna, mis välja tuli, et Euroopa Parlamendi mingisuguses analüüsi sektoris tuli välja selline raport, kus siis pakutakse välja vajadus Human Language Projecti kohta ja räägitakse siis Human Language Technologies märksõnast. Et need on sellised märksõnad, mis võivad tekitada vajaduse, et me osaleme kuskil. Nii, aga see ongi minu poolt kõik ja kui teil on küsimusi, mõtteid uue programmi, vana programmi kohta, siis ma olen terve päeva siin ja võite mul nööbis kinni võtta. Aitäh! Nüüd teeb kokkuvõtte eile toimunud õpipajadest Arvi Tavast. Võtad mul need ka. Ma tahan veebist.
tere, ma tegelikult kõigist õpipajadest ei oska kokkuvõtet teha, ma olin ainult ühes neist. Jah, Kadri teeb teistest. Miljon pluss tahtis või tahab, tähendab, saada aastaks 2020 miljonit Wikipedia artiklit ja siis eile toimunud Wikipedia häkatoni mõte oli see, et proovida, kas seda saab kiirendada masintõlke abil. Osales 2 masintõlke süsteemi, Tartu Ülikooli ja Tilde oma, neid järeltoimetati, sellega võrdlemiseks tõlgiti niisama harilikul viisil ja veel võrreldi tulemusi olemasolevate juba Wikipedia tavalise kvaliteedikontrolli läbinud avaldatud artiklitega. 5 wikipedisti hindasid neid pimedalt, panid paremusjärjestusse. Kokku tehti 30 artiklit ja rõõmus oli näha lõpupoole, et lõpus oli sama palju rahvast kui alguses, ehk inimestele meeldis seal, ei kippunud ära jooksma. Joonistasin siia need artiklid, kollased seal all panin lihtsalt ritta olemasolevad artiklid, nende valmimise aega ei ole teada, aga nende kvaliteeti siis hinnati niimoodi, nagu siin näha on. Rõhttelje peal on hindajate antud keskmine hinne, püsttelje peal on valmistamiseks kulunud aeg minutites ja siit on näha 2 asja. Hea tõlke tegemiseks nullist kulub rohkem aega kui halva tõlke tegemiseks nullist, aga masintõlke järeltoimetamise tähendab aeg eriti ei sõltu sellest, et mis kvaliteet seal lõpuks saadakse. Ehk vähemalt selles seltskonnas õnnestus head artiklit saada masintõlke abil kiiremini kui inimtõlke abil, aga halba tõlget oli võimalik niimoodi inimesel nullist teha kiiremini kui masintõlget järeltoimetades. Olemasolevad artiklid olid selle kvaliteediskaala ülemises otsas, mis on mõneti ootuspärane, aga tore oli näha seda, et nii inimtõlkeid kui ka masintõlkeid paigutus pime hindamisel sinna olemasolevate artiklite vahele. Ja järeldused, et tõlkimine ei ole välistatud Wikipedia täiendamise meetodina, masintõlge ei ole välistatud tõlkimise meetodina, on küll võimalik masintõlke abil saada paremat tulemust kui inimtõlkega ja lisaks ka veel kiiremini. Ja kui siis pärast arutasime, et mida masintõlkesüsteemide tegijad sellest üritusest õppisid või järeldasid, siis peamine järeldus oli see, et need olid praegu täiesti üldotstarbelised, täiesti kohandamata süsteemid, mida on küll võimalik wiki syntaksiga kohandada, et ta vähemalt need lingid ja asjad seal ära tunneks, neid ei puutuks, neid sassi ei ajaks. Ja eriti Tilde kogemusest tõenäoliselt jäi osalejatele ka kõrva see, et masintõlke järeltoimetamine on õpitav oskus, et seal on omad nipid, mis on praktikas välja kujunenud ja mida järgides on võimalik seda teha kiiremini ja edukamalt. Minu poolt kõik. Nii, et nagu juba meie programmist näha on, toimus kolm õpipaja
ja Vikipeedia masintõlkimisest rääkis Arvi Tavast, ma siis võtan sõna STNLTK õpipaja teemal. See on nüüd kaunis väikene, kuidas seda siit suuremaks saab. Jah, seda raami siin. Et millega me tegelesime, siis kõik, kellel oli vähegi võimekust Pythoni kasutamises, said ise näppida STNLTK-d ja vaadata, mis neil sellest kasu võiks olla Pythonis mingisuguseid asju programmeerides. Ning õpipaja juhendas siis väga asjatundlikul moel Tage Särg ja tema juhtimisel said läbitud teemad nagu teksti segmenteerimine lauseteks, tekstisegmentide pikkuste leidmine, lemmatiseerimine, morfoloogiline analüüs, sõnavormide tuvastamine ja õigekirja kontroll, nimega üksuste tuvastamine, see tekitas palju huvi, mulle tundus, ekstra huvi. Ajaväljendite tuvastamine, ka seal oli huvitavaid mõtteid. Lausete tükeldamine, nimi- ja omadussõnafraasid, verbiahelad ning ka Wordneti kui mõistelise leksikoni kasutamine infootsingus ja sõnadevaheliste sisuseoste leidmine. Ning ka jõudsime syntaktilist ehk lauseanalüüsi põgusalt vaadata. Ja nagu ma ütlesin, abiks oli oskus Pythonis programmeerida ning kõik STNLTK teegid on kättesaadavad GitHubis ning on ka üles pandud STNLTK Dockeri demo Jupiteri notebook, et küsimus on selles, kas see Tage on siin kuskil, et kaua see nii-öelda kõigile avatud on, sest seal on ka toredaid teisi tutoriale veel teistel teemadel. Jah, et põhimõtteliselt mina isiklikult tundsin küll, et selline asi võiks olla rohkem avatud või tähendab, paneme kuskile parooli kirja, et siis saate kasutada neid teisi tutoriale ka vaadata. Oli tore ja oli kasu. Ning teine oli meil siis tekstaõpipaja, milles me saime siis teada ja natuke ka näppida teksta toolkiti. Et täpsemat infot leiab siis õpipaja slaididelt ja teksta enda kodulehelt ning võimalik on kasutada teksta avalikku demokeskkonda. Natuke tehnilist infot teksta kohta, kes tahaks nagu koostööd teha selle töövahendite raamistikuga. Ning samuti teksta kohta on GitHubis peaaegu kõik olemas, kaasa arvatud dokumentatsiooni, aga meil kogu selle õpipaja käigus tuli välja, et võib-olla peaks dokumentatsiooni ikka täiendama ja teine küsimus oli see, et millal saab raamistik eestikeelseks, sest et väga intuitiivne see igaühel ei ole. Aga kuna teksta on peamiselt praegu oma idufirma etapis keskendunud konkreetsete klientide leidmisele ja väga võluv oli näiteks kohtulahendite andmestik, mille peale siis, ma saan aru, juristid on suhteliselt rõõmsad, et selles mõttes nad otsivad ka koostööpartnereid, kes on huvitatud konkreetsete andmestike analüüsimisest. Et see oli põhimõtteliselt minu poolt kõik ja meil ongi kavast näha ka, et kohe tuleb kohvipaus. Tänan teid!